Tšau parvikassad! Täna näitame teile Hiina imesid. Enne, kui hakkan rääkima Hiina asjadest, tahan ma öelda seda, et aitäh kõigile, kes saatsid oma CV ja helistasid ja tahtsid meile poodi tööle tulla ühesõnaga. Me oleme nüüdseks leidnud inimese, käed on löödud ja kanali vaatajatele mõnevõrra tuttav nägu. Saladus ei püsi kaua, aga näete siis, kui on õige aeg käes. Nüüd aga Hiina parvekuimede juurde. Ühesõnaga, eks nemad ka seal ei maga Hiina maal ja teevad ka asju. Ja olgem ausad, enamus igasugusest elektroonikast ja kõigest, mis me siin müüme niikuinii on pärit sealt. Aga huvi on mul suur, et kuhu edasi, mis paremini, taadra. Ja sellepärast olen ma hunniku asju endale sealt kokku vedanud ja neid nüüd testinud. Sellepärast ma ei julge kohe tellin ja müün ja mis asja, ei, nii see asi ei käi. Et tahtmine on ikkagi head kraami müüa. Ja tegelikult kõigepealt näitan ühte mõnevõrra tuttavat asja. See on siis termokas elektrooniline, mis käib Kamado külge ülevalt. Tegelikult mitte ainult Kamado külge, selle võid ükskõik millise ahju külge keerata, kus sa tahad sees temperatuuri mõõta, kus siis läheb läbi ahjuluugi või seina läheb termomeeter ja mõõdab selle koha pealt siis seda sisetemperatuuri. Et see on hea lihtne lahendus, et pidevalt on ju nende ümarate asjadega seal probleeme ja see asendab selle kõik. Ja see asendab mitte ainult nagu selle termomeetri seal, see asendab ka selle, et sul on lihatermomeetrit eraldi vaja, sellepärast et siin küljes all on juba 4 lisasondi võimalus. Et selles suhtes superkraam, pluss saad siia panna ka veel risti pealse mõõtmise ja kõik asjad. Et tegelikult imelihtne asi. Ja see on selle Tuugrilli oma, ehk siis kõige lõpuks on sul ka selle Tuugrilli nii-öelda äpp võimalik siia ühendada, ehk siis sa seda kõike vahid hoopis toast, mis su ahi teeb. Et imelihtne riist, patareidega keerad küljest ära, piid pärast tuppa kogu lugu. Selle endaga tuleb kaasa 2 sondi lisaks liha jaoks. Ja seda on seni nagu pöörase hinnaga möödud siin meie maal, et ma panen selle hoopis soodsamalt nüüd ülesse. Ja lisaks võtsin ka igasuguse hunniku lisasonde, kellel neid vaja peaks minema, et tahaks kõik 4 auku ära kasutada või mida iganes. Siis püüdes püsida selles temperatuuri maailmas käsitermomeetrit olen otsinud ja siis ma olen leidnud sellise asja, siuke pikk lugu, hästi pika ja meeldivalt peenikese nõelaga. Et ma ei tea, kui hästi kaamera silm selle kätte saab, aga siis on sellel siin mingi mustmiljon programmi, mis lihadele juba targetid ees, neid kõike saab muuta ka. Ja päris väle nagu tegumood ka, et sellise kujuga nüüd neid saab sealt igasuguste firmade omasid, aga see konkreetne on selle sama Tuugrilli oma. Töötab ta tavaliste patareidega. Aga see on kummiga kinni pandud, ehk siis siit ei tohiks nagu midagi sisse minna. Ja tal on taustavalgus ja kõik asjad, et ma loodan, selle hind tuleb väga mõistlik, sest et kui ta hakkab kuskilt üle minema, siis on mõttetu juba. Et ja, siis need wirelessid ja leidsin nüüd sellised, mis on akuga, on 1 ja on 2 ja nende hinnad olid väga soodsad. Ja need on need samad Tuugrillid, ehk siis see sama tehas, kes kõike seda teeb. Nemad on spetsialiseerunud sellele ühele asjale ja see annab nagu lootust, et asi ei ole puhta prügi, et siiamaani
mina hakkasin ju promoma seda Inkbirdi siin ja värki ja see oli ka nagu selle põhjendusega, et see töötab selle pärast, et see on ettevõte, kes tegeleb temperatuuri lahendustega. Ehk siis neil on termokad, värgid, jutud, neil olid enne kodulahendused, on siiani Inkbirdil kodulahendused. Nad on muud kraami sinna juurde teinud, aga tegelikult on need nii-öelda see termovärk. Ja see ettevõte on samasugune ja need me testisime, need töötavad, siin on meil kapimagnetid ja kõik asjad, siin on Bluetooth, kõik see, millest ma räägin, käib siia selle telefooni sisse, ehk siis selle äpiga, mis Tuugrillil muideks on siiamaani nähtutest parim, on nagu hea olnud, pluss need töötasid right out of the box ja need on akuga karbid, ehk siis USB-C-ga saad ära laadida ja siis ta laeb ise neid sonde ja sondid on wirelessid. Et need võiks küll nüüd valikusse tulla meil ka, et selle hinnaga pole küsimust ka. Ja siis ma tellisin prooviks ka ühed ahjukontrollerid. Nii, selline näeb välja siis see aparatuur. Kinnitussüsteem on üsna sarnane Inkbirdile, lihtsalt see tuleb kinni kruvida sinna selle nii-öelda huuliku külge ja siis on tal 3 väljundit või sisendit õigupoolest, siis on ahju oma, mis mul praegu sees on ja siis on 2 lihasondi ka veel. Tal on ekraan, siit saad regullida ahjutempi, näed lihatempe, kõike saab nupuga keerata ja tavaline USB-C sisend on tal ja siis ahjusond näeb välja selline tavaline ristipealne. Siin on nüüd mõned asjad, mulle ei meeldi, ma tegin nüüd ahjuluugi lahti, et siin läks natsitemp nüüd näppe vahelt ära. Aga mul praegu on 5 kraadi sees proovinud püsida. Ehk siis see on siuke 3 kraadi rohkem kui Inkbirdil. Ehk siis kui ma panin 135 ette, see on muidugi super, et saab regullida kraadi haaval nupuga. Inkul saab seda ainult äpist. Muidu on 2 kraadi kaupa. Aga jah, see, et ta nagu 135 asel mul 140 sinna sisse kütab, ei ole kuigi meeldiv olnud. Bluetoothiga äpp, imelihtne, hästi mõistetav ja selge, et praegu on siin ahjutemp, saad manuaalselt regullida, siis saad siit regullida seda, kui palju tempi tahad. Ja siis on lihaproovide jaoks on eraldi, pluss pärast siit veel graafikuid saad vaadata. Põhimõtteliselt on 2 põhjust, miks ma tahan, et see hästi töötaks. Esiteks, hind. Mis siin salata? Selle asja hind on selline, et selles saaks, väljamüügi hind peaks tulema selline, et selles saaks paar inkut osta. Ja see kinnitussüsteem ja kõik see tundus alguses sketši, praegu panin külge, polnud midagi hullu, lihtne. Teine põhjus. Mul on neid 2 ja nad on erinevad. See, mis seal ahju küljes ongi juhtmega kõike värki, aga see siin on akuga. See teine on samamoodi, et paned juhtme taha ja töötab nii nagu inkutki, vajadusel saad seda teha akupangaga, aga see on juba sisese akuga. Ehk siis, ja see on selle sama äpiga juhitav, et see oleks iseenesest super asi, pluss ka selle hind on selline, et saaks paar Inkbirdi. Et vaatame. Ma testin need ära, ma testin neid korralikult, et võib-olla ta õpib, tal on küll need ahju avamise sensorid ja kõik siuksed asjad või nagu see vahemik, see kiire kukkumine, siis lülitab ennast välja, ootab ära.
et kõik need asjad on peal, pluss seda saad ise regullida veel sealt seest, et see pole päris nagu set ja kõik nagu, vaid seal saad ise regullida, et mis see vahemik olla võiks ja kõiki neid asju teha ja seda regulli võimalust oli kõvasti. Ma lihtsalt väga tahan, et see töötaks nagu ja töötaks hästi, sellepärast, et mingit jampsi müüa ei taha ja ma pean seda akut veel testima, et kui hästi see kestab või teeb. Et jah, ka siin on need lihasondid tegelikult on kaasas ja aga teie hüvanguks ma pean mängima nendega. Testin. Olen leidnud veel huvitavat kraami, väidetavalt on see teel. See suhtlus on keeruline, aga uue poe avamise hüvanguks pean ma leidma sinna uut ja ägedat kraami. Lisadeks, mida ma ise kasutada tahaks. See on põhiline asi, et ma otsin asju, mida ma ise tahaks. Ma ei tea, kas te tahate üldse, et võib-olla ma olen lihtsalt üksi friik siin Eestis. Aga siiani on elu näidanud, et ei ole vist. Vot, ja otsime loomulikult igalt poolt üle maakeraga maitseained juurde, et on lisaks tulemas, on kontakte, on palju tegemist on. See poe avamine, see on raju töö. Vot nii. Aga tule neljapäeval tagasi, sellepärast, et siis on üks väga eriline retsept. Mitte ühtegi liha ei ole tolles retseptis ja see on võib-olla endiselt üks parimaid asju, mis me teinud oleme Martiniga. Vot nii. Seniks aga subscribe kanalile, pane laiki, kommenteeri ja võib-olla kellegi teist on kogemusi nende asjadega, saate jagada meiega. Seniks aga, tšau, näeme neljapäeval.